Tere! Hetkel on aasta 2022 ning mina olen Eesti 5. ÜRO noordelegaat Linda Luts. Selles videos tutvustan teile ÜROd. Täna räägime ÜROst üldiselt, selle eesmärkidest, selle ajaloost ja struktuurist. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on 1945. aastal loodud ning nüüdseks maailmas suurim organisatsioon, mis ühendab 193 riiki, kes kõik teevad omavahel koostööd rahu, julgeoleku, inimõiguste jätkusuutliku arengu teemadel. Väike vahemärkus. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lühend on ÜRO ning edasi rääkides kasutan just seda. Lisainfoks teile veel. ÜRO peakorter asub New Yorgis, kuid harukontorid asuvad üle terve maailma, näiteks Šveitsis, Austrias ning Keenias. ÜRO tegevus käib 6 ametlikus keeles. Nendeks on inglise, prantsuse, vene, hiina, hispaania ja araabia keel. Ning ÜRO sümboolikaks on selle lipp ja embleem, mida kindlasti juba ekraanilt ka märkasite. ÜRO toimib ka katusorganisatsioonina eri agentuuridele, fondidele ja programmidele, mis spetsialiseeruvad kindlatele valdkondadele. Mõned tuntumad on sellised agentuurid, näiteks WHO ehk Maailma Tervishoiuorganisatsioon, UNESCO ehk Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon, UNICEF ehk ÜRO lastefond või siis UNHCR ehk ÜRO pagulasamet. ÜRO-d võib pidada kui ka omamoodi kohtumispaigaks, kus riigijuhid üle kogu maailma saavad suhelda omavahel, lihtsustades rahvusvahelist koostööd. See on nagu areen, kus riigid saavad esile tõsta probleeme, pidada läbirääkimisi, lahendada konflikte ja luua uusi kokkuleppeid. Seda kõike tehakse, et täita ÜRO peamisi eesmärke, milledeks on tagada rahvusvaheline rahu ja julgeolek, arendada riikidevahelisi sõbralikke suhteid, saavutada rahvusvaheline koostöö probleemide lahendamisel ning edendada inimõiguste järgimist maailmas. Kuid kuidas üldse loodi ÜRO? Rääkides selle organisatsiooni ajaloost, peame tagasi minema aastasse 1920, millal loodi Rahvaste Liit. See oli esimene ülemaailmne organisatsioon, mille põhiliseks eesmärgiks oli maailmarahu tagamine. Tasub ka meelde tuletada, et just oli lõppenud veriseim konflikt inimajaloos, milleks oli muidugi Esimene maailmasõda. Maailmarahu tagamiseks üritati lahendada vaidlusi läbirääkimiste ja vahekohtu kaudu, keskendudes just kollektiivsele julgeolekule ja üritades vähendada riikide relvastust ja sõjavägede suurust maailmas. Kahjuks ei suutnud aga Rahvaste Liit oma peamist ülesannet täita ning selle organisatsiooni tegevus lakkas Teise maailmasõja algusega, kuid ametlikult lõpetati liidu tegevus alles 1946. aastal. Samal ajal, kui Teine maailmasõda oli lõppemas ning maailm oli varemetes, 50 riigi esindajad kogunesid San Franciscos, kus 2 kuu jooksul koostati ja allkirjastati ÜRO põhikiri. Ja 24. oktoobril 1945 alustas ametlikult oma tegevust uus ülemaailmne organisatsioon ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Nagu enne mainisin, siis ÜROs teevad riigid koostööd ühiste eesmärkide nimel, kuid kuidas täpsemalt see kõik toimub? Kuidas täpsemalt ÜRO töötab? ÜRO on jagatud 6 organiks: Peaassamblee, Julgeolekunõukogu, Majandus- ja Sotsiaalnõukogu, Rahvusvaheline kohus, sekretariaat ja hooldusnõukogu. Esimene organ on Peaassamblee, kus on esindatud kõik liikmesriigid. See on peamine nõupidamis- ja poliitikakujundaja ja esindusorgan, mis koguneb iga aasta septembris ning seda nimetatakse ka UNGAks ehk United Nations General Assembly. Et hõlbustada selle suure organi tööd, on loodud ka 6 komiteed, mis tegelevad erinevate valdkondadega, nagu näiteks majandus- ja finantsteemad või siis ülemaailmse rahu tagamine. Rahu- ja julgeoleku teemadega tegelebki UNGA esimene komitee, sest need ongi esimesed ja kõige tähtsamad teemad, milleks ÜRO loodi. Otsuste vastuvõtmisel on assamblees igal riigil olenemata suurusest 1 hääl. Selleks, et vastu võtta otsuseid, on vaja häälteenamust, välja arvatud julgeoleku või haldusküsimustes, kus vajalik on 2/3 häältest. Teine tähtis organ on Julgeolekunõukogu, mille eesmärgiks on ennetada suurimaid konflikte ja edendada rahu muidugi.
julgeolekunõukogus on kokku 15 liiget, neist 10 on mittealalised liikmed ja neid valitakse 2-aastaseks perioodideks. Ülejäänud 5 on alalised liikmed ja nemad ei vahetu. Nendeks on Hiina, Prantsusmaa, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid ja Venemaa. Neil 5 riigil on lisaks otsuste vastuvõtmisele ka vetoõigus, mis on läbi aegade olnud vastuoluline õigus, kuna see tähendab, et need 5 riiki võivad blokeerida mis iganes otsuse vastuvõtmise, vaatamata, et näiteks poolthääled on juba koos. Muideks, kui ÜRO põhikiri tugineb jõu ja vägivalla kasutamise või sellega ähvardamise keelamisele, siis julgeolekunõukogul on ainukesena õigus autoriseerida jõu kasutamist, mida tehakse läbi ÜRO rahuvalvejõududele, kus on umbes 100 000 sõdurit. Need sõdurid ei tööta otseselt ÜRO all, kui nad on siiski oma riikliku teenistuse liikmed, kuid nad on lähetatud ÜRO teenistusse. 3. tähtis organ on majandus- ja sotsiaalnõukogu, mis on peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ. Selle ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades. See organ töötab lähedalt spetsialiseeritud organisatsioonidega, nagu näiteks varem mainitud WHO ehk Maailma Tervishoiuorganisatsioon. Sellesse organisse kuulub 54 riiki, kes valitakse Peaassamblee poolt 3 aastaks. 4. organ on ka ÜRO õigusorgan, milleks on rahvusvaheline kohus, kus on Peaassamblee poolt valitud 15 kohtunikku. Kohus asub Haagis ja sellesse kohtusse saavad pöörduda vaid riigid, kuna kohus lahendab just riikidevahelisi vaidlusi. Lisaks sellele annab kohus ka nõu nii ÜRO-le kui ka selle agentuuridele. 5. organ on sekretariaat, mis tegeleb ÜRO igapäevase töökorraldusega ning seda juhib ÜRO peasekretär, kes valitakse Peaassamblee poolt ametisse 5 aastaks. Sekretariaadi ülesannete hulgas on rahuvalveoperatsioonide haldamine, uuringute läbiviimine ja rahvusvaheliste konverentside korraldamine. 6. organ on hooldusnõukogu, mille ülesandeks on aidata arenevatel territooriumitel saada iseseisvateks riikideks. Kuid kuna praeguseks on kõik territooriumid saavutanud iseseisvuse või omavalitsuse, peatati selle organi tegevus 1994. aastal. Aitäh, et vaatasite meie videot. Nüüd on aeg panna ennast proovile ja mängida videoga seotud mängu. Soovitan sul vaadata ka teisi videosid, nagu näiteks ÜRO ebaõnnestumistest ja saavutustest või videod SDG-dest ehk ÜRO säästva arengu eesmärkidest. Järgmise korrani!